Pühapäeva õhtu. Madal on raisk. Lähme peale. Homme hommikul võtan vara üles. Kell on 8 läbi. Hakkame sättima. Ma olen üliõnnelik. Just praegu uudistes kuulsin, et koalitsioonileping tehti ära. Ma olen selles suhtes ka üliõnnelik, et Eestis tehti koalitsioonileping enne ära, kui uued valimised peale tulevad. Sest muidu oleks see täitsa kellad olnud. Uued valimised tulevad peale ja kuradi koalitsioonilepingut polegi tehtud. Et selles suhtes on pinge. Eestis peaks tegelikult olema see 8 aastat see valitsusaeg, kui nad siis esimene 4 aastat teevad seal koalitsioonilepingut, kui nad siis jõuavadki, vaata, kui ei jõua, siis vähemalt on neil lisa 4 aastat seal. Et selles suhtes on pinge. Ja muidugi ma tahan super tänud sulle, kes saatis 200 € uue makrellivõrgu ostmiseks ja uus makrellivõrk on ostetud, aga kindlasti see ei pea olema niimoodi. Et muidugi see kümps, mida ma kiusan teiega, see, aga see 200 €, üks saatis 200 € uue võrgu jaoks, super tänud, aga see ei ole ikkagi investeering, et ma lähen nüüd Kolumbia naisi lükkuma. Sa saad 5 kilo Taani lõhet minu kõige uuema retseptiga. See on soolalõhe, mis on juba Eesti esimene sats ära saadetud ja kõik kiitsid. Nii et sa kirjuta mulle, sa nagu nii vaatad seda videot, siis kirjuta mulle Messengeri, et ma saadan sulle 5 kilo seda uut soolalõhet Taani oma, et Tallinnast või Tartust saad kätte, kuidas sul endal parem on. Kirjuta, aga super tänud sulle, see on väga armas, et keegi seal teispool ekraanigi vähemalt on võimeline toetama. Aga see ei oleks pidanud olema nii 200 €, see on ikka päris palju. Nagu näete, vesi on sees. Vesi on sees. Vee välja viskama. Aga ma jätkan juba sealt. Ilm on muidu väga kuldne, lähme laseme sisse kõik uued makrellivõrgud, värgid, särgid. Ja me peame hommikul vara tulema üles ka võtma. Muidu läheb nii krabisid täis, vaata krabi on selline, mis hakkab hommikul sebima. Keerab nii perse selle, sööb selle kala ära. Paljud on kogu aeg küsinud selle krabide kohta, miks ma neid ära ei söö. Ma ei viitsi neid võrgust välja võtta. Neid ma püüan neid krabisid küll, aga ma püüan neid mõrraga. Ja praegu lihtsalt ei saa ka, sellepärast et paat triivib. Siin kädekätis on ikka hoovus päris suur ja paat triivib. Ja kuna meil on võrgud sellised, mõned võrgud on hästi nagu mitte õhuks või ma ei tea, kuidas eesti keeles on see peene linaga. Seda põhja jääb, ta tõmbab puruks. Tavaliselt krabisid ei võeta. Ja ütleme kalalaeva peal, kui te ei tea, seal keegi kirjutas rohelistest ja värkidest, siis jätke meelde, et kalalaeva peal on siuksed 2 suurt rulli, mis lähevad niimoodi kokku käivad ja sealt käib võrk läbi. Ja kui merikeelt püütakse, siis läheb sealt krabi, väike kala, kõik purustub ära, nii et teispool on ainult pudru järgi. Nii et see, mis me siin lööme puruks, see on 0,0000000 ja laske niimoodi nullidega kuni 100 korda ja siis pange sinna 1 taha. Te ei kujuta ette ka, mis suurte kalalaevade peal toimub. Aga see krabi on tegelikult ülihea ja ma võtan ükskord või võtan kaasa mõne ja siis ma teen ja ma näitan teile ühes filmis, seal on ainult nii väike tükk, mida süüa, aga see on siga hea. See on ikka siga hea, saab puska ütlema nii. Aga ma hoian patareid, siis näete ka meie uut makrellivõrku värki. Mööda merd ja ookeani. Väga vingel lähe. Ja uus võrk seisab siin, nagu te näete. Kohe hakkame sisse laskma seda. Vaat nii on lood. Tuul tõuseb, maru algab, ei hirmuta see meest, kes kodunt laskis jalga oma kalli moori eest.
on lood. Tõstame oma. Jah. Seekord suure poi otsa nad saavad juba makrelli. Päris hästi. On täiesti tüüp. Arutame selle lahti. Nagu näete, uus võrk läheb. Uus makrelli võrk. Ja ikka sama meter. Ej, det skal nok stoppe nu. Vaata, ilus võrk. Jube vinge. Nad juba saavad makrelli väga hästi hõngedega. Siis on see teema, et äkki viskab kõvasti makrelli, see oleks ülikõva. See oleks ülikõva, nii, ja siia poole me ankruti pane. Sellepärast, et siin on hoovus, vooluga käib, siis ta käib edasi-tagasi, keerab ennast ise ümber. Aga me tuleme hommikul vara järgi. Sikker hvor ankeret, det kommer rigtig i derhen. Ja. Det er ikke sådan, det hænger ind i garn. Nej. Nej. Det kommer ind i bunden. Jeg kan sige, at det er ikke forstå, at der er 44 meter. Tror du ikke, det er 44 meter? Nej, jeg synes jo, at det kan også ske, der er 44 meter. Ja, det kan vi jo, når vi der dem op, så vi kan jo tælle dem. De har jo 50 eller 60 centimeter der hver den der. Nå, ja, det ved jeg ikke. Det kan vi jo måle. Ja. Så skal du have dit eget rigtig fedt. Det koster jo penge.
Te troja. Te rikki. Jah. Leo. No. Vihma hakkab sadama. Need lähevad siis põhja. Need lähevad põhja. Leste taga ajama. Ja igast muud pasta, mis seal on. Nii on lood. Ega siin kuradi kalurid on, töötavad ikka ilmateate järgi, mitte päevade järgi, nagu teil seal. Reedest, esmaspäevast reedeni. Teemleks ma loodan, et see vihm väga peale tuleb. Mul ei ole kummiriidid seljas. Mul ei ole kummiriideid seljas. Aga jah, teil on selles suhtes kõva, et selliste koalitsioonilepinguga. Nii et nüüd jääga ootama, millal hakkab umbusaldamine või erakorralised valimised. Noh, erakorralisi valimisi arvatavasti ei tule, sellepärast. Teil on nagunii valimised uksed. Ma arvan, et umbusaldamine äkki või mingisugune. Need on siuksed hästi kihvtid sõnad. Mis seal on? Meeter 10. Kõrgem on võrgud. Meeter 10 võrgud. Ja siis on hommikul vara vaja tulla. Päiksetõusuga, no päiksetõusuga päris ei tule. Mingi 6 aeg kus. Ilusti läheb lahti vahet. See on üks oluline võrgu sisse laskmise. Vähemalt nii, ma võrgus lasin ja päevas lasin 1600 võrku vahel. Ja siis oli vaja paari päevaga need üles võtta, kui torm oli ja mõte oli ise rääkida. No, perfecto! Nii.